Ebakvaliteetne uni avaldab negatiivset mõju kogu meie elule. Mida teha siis, kui on tekkinud probleemid unega? Hea sõber, ma annan sulle 5 soovitust. Magneesium aitab vähendada lihaspingeid ning mõjub närvisüsteemile rahustavalt. Magneesiumit saad juurde tarbida väga mitmes eri vormis, näiteks tabletina, otse suhu raputatava või joogi sisse segatava pulbrina või hoopis välispiliselt õlikeeli või soola kujul. Apteegist leiab mitmeid rahustava toimega taimeteesid, mis soodustavad uinumist. Hästi sobib õhtuseks joomiseks näiteks piparmündi, melissi, kummeli, pärnaja või hoopis paldereni juuretee. Kuid ole ettevaatlik. Vahetult enne uinumist joodud tee võib sind peagi üles äratada ning tualettruumi saata. Seega jäta tee joomise uinumise vahele vähemalt tunnikene. Päevane füüsiline aktiivsus aitab kehal väsida, stressi maandada ja seetõttu ka paremini magada. Trenni ja une vahele jäta aga vähemalt 3 tundi, sest pärast tugevat pingutust on keha temperatuur ja hormoonide tase organismis kõrgem ning nii ei ole lihtne magama jääda. Kindlasti pole õige unetuse käes vaeveldes abi otsida nutitelefonist. Tegelikult pole telefonil, sülearvutil ega televiisoril magamistoas üldse kohta. Neist kiirguv sinine valgus annab ajule signaali, et magama jäämiseks pole lihtsalt õige aeg. Püüa tund enne magama jäämist teha enda tuba hämaramaks, ekraanid sinna paika jätta ning loe lihtsalt raamatut. Apteegist võib leida mitmeid erinevaid uinumist soodustavaid preparaate. Näiteks on head L-trüptofaani sisaldavad tabletid, mis osalevad nii õnnehormooni kui ka unehormooni sünteesis. Suur valik on ka unehormooni ennast sisaldavaid tooteid, mida võib leida nii tablettide, tilkade kui ka sprei kujul ning mida tuleks võtta vahetult enne magama minekut. Ükski neist minu antud nippidest ei pane sind koheselt magama, vaid aitab kaasa korraliku unerutiini tekkimisele. Kui sul aga uneprobleemid on tõsisemad, siis konsulteeri kindlasti apteekri või arstiga. Kõik need preparaadid saad endale mugavalt koju tellida Apotheka e-apteegist. apotheka.ee